Ja nüüd räägin ma ühe minu elu kõige erilisema sündmuse. Me saime teada, et isa on tagasi jõudnud Eestimaale ja ootasime ta pikisilmi. Ja siis me teadsime, et Evald, kes oli ka 2 aastat vangis ja oli siis vaba mees nüüd, ta töötas Võrus, et tema toob isa Võrust bussi pealt siia paika. Ja see oli 9. augusti õhtu 1955. Ja siis sõitis Evald oma mootorrattaga siia õue peale, isa istus tagumise iste peal. Ja mina ootasin seal seespool, see uks oli siin. Ja kui isa tuli, ta kummardus uksest sisse tulles. Ja siis astus ta minu ette. Mina võtsin tema kaela ümbert kinni ja ma tean seda, mäletan seda, et tema kael oli külm ja liivane, sest ta istus mootorratta tagaistmel. Ja see on see mälestus, mis minu kogu eluaja ei lähe minu meelest ära, sest et ma tohtisin peaaegu 8 aastat tagant jälle kallistada oma isa. Ja me olime olemas. See on Jumala ime, et me olime olemas. Ja sellepärast austame oma Jumalat kõigest oma hingest, sest ma armastan teda väga ja ta on mind armastanud väga. Ja siis sündis ju, et ema palus, tol korral ema palus Jumalat, et Jumal, palun anna meile veel 10 aastat koos olla. Ja Jumal kuulis seda palvet. Me olime 33 aastat koos. Ja isa lahkus 8. augusti õhtul, läks igavikku, kui 9. augustil oleks hakanud 34. aasta. Nii täpselt on Jumal meie palveid kuulmas. See on mind tohutult julgustanud ja julgustagu seega kõiki teisi, kes usaldavad oma Jumalat. Aitäh!